hommikust ja nagu lubatud, siis teeme täna ühe Q&A. Ma lasin teil paar päeva tagasi Instas küsimusi küsida, nii et hakkame siis vastama. Nii, esimesena siis, kui vana oled ja kuidas oled nii järjepidev jõusaaliga? Ma olen 28 ja kuidas ma olen järjepidev? Ma arvan, et ma peaksin siin ütlema aitäh oma vanematele, sest et ma olen reaalselt väiksest saati olnud väga aktiivne. Ma ei tea, isa vedas mind alati kaasa mingi ujuma, suusatama, rulluisutama, nagu kõike lihtsalt. Ja esimeses klassis siis ma läksin võrkpallitrenni ja seda ma tegin 12 aastat, 11 aastat võistlustasemel ja siis veel ülikooli aeg mängisin ka natuke. Aga jah, nagu see, kuidas ma nii järjepidev olen, nagu see on lihtsalt minu üks elu osa, et ma ei pea selle peale mõtlema hullult, et ma ei tea, ma pean täiega trenni tegema, mulle lihtsalt meeldib trenni teha ja ma ei tea, see ei ole kunagi olnud mingi eriline, ma ei tea, küsimus, et kas ma nüüd lähen trenni, et see tuleb loomulikult minu jaoks. Järgmisena, kas sa annad eratrenne ka teistes jõusaalides või ainult gymmis? Trenne annan ainult gymmis. Ja gymmis ka tegelikult siis ma ei anna kõikides saalides, sest et neid on juba nii palju, aga ma siis annangi praegu Ülemistes, Rokas ja Mustikas trenne. Aga mul näiteks käivad ka osad MyFiti kliendid trennis, et jah, masinad on ju samad ja siis ongi, teeme vahepeal lihtsalt koos kavad läbi, siis nad käivad jälle MyFitis edasi ja ühesõnaga, aga jah, trenne annan ainult gymmis. Siis järgmisena, kas töötad ainult treenerina või muid sissetulekuid ka? No põhiline ma ütleks, nagu sissetulek on kõik selle treeneritööga ikkagi seotud, mul on siis saalis kliendid, mul on online coaching ehk siis online kliendid, koduleht ja pluss siis sotsiaalmeediaga. Kas sööd kindlatel kellaaegadel ja kindla ajavahega igapäevaselt? Nagu ma tahaks väga öelda, et jah, mul on regulaarsed kellaajad, ma söön iga päev täpselt samal ajal, aga kahjuks see pole nii, sest et mul on iga päev väga erinev ajakava, see olenebki täiesti sellest, mis kell ma ärkan, kuigi ma ärkan tavaliselt suht samal ajal, ma olen kuidagi väga hea rutiini saanud praegu kätte, aga jah, oleneb ikkagi sellest, et mis kell mul on esimesed trennid, mis kell ma need trennid lõpetan, mis kell ma saan oma trenni tehtud ja mis kell ma siis õhtul lõpetan, et mõnikord ma lõpetangi õhtul kell 7 oma tööpäeva, mõnikord ma jõuan kuskil 9:30 koju, et siis täiesti sellest oleneb, aga ma ütleks, et ajavahe jääb neil ikkagi nagu umbes sama, ma sööngi siis praegu 3-4 toidukorda, oleneb päevast, mõnikord teengi lihtsalt 3 suuremat toidukorda ja mõnikord on siis mingi snäkk või vahepala ka seal. Tavaliselt see vahe on siis kuskil 4-5 tundi, et ma proovin niimoodi hoida. Siis. Miks otsustasid, neid küsimusi tuli palju, miks otsustasid energiajookidest loobuda, kas Nokko on kahjulik, et loobusid, kas mingi muutus on toimunud, kui jätsid energiajookide joomise ära ja siis mingeid hästi palju sarnaseid oli veel. Aga põhiline siis, miks mina jätsin need ära, mul tekkisid rütmihäired ja ühesõnaga tegelikult veel väga palju erinevaid asju oli sellega seotud, no näiteks see, ma ei tea, mingi kätevärin, see tundus minu jaoks juba normaalne, et mingi käed värisevad, siis kehas oli siuke värin, ärevus, mis veel, ja mis kõige nagu suurem minu arust oli see, et tegelikult ta segas mu und ja ma ei saanud sellest aru, sest et ma mõtlesin, et kui ma lähen õhtul magama, see on mul selleks ajaks juba kehast välja läinud, aga kofeiin on tegelikult meil kehas väga pikka aega. See võib olla kuni 10 tundi, võib-olla isegi rohkem ja kuna ma olen tegelikult ka kofeiinitundlik, mul on isegi geenitestid tehtud mingi aeg ja sealt see tuli ka välja, et ma olen kofeiinitundlik ja no see tähendabki siis lihtsalt seda, et mu kehal läheb kauem aega enne, kui see mu kehast välja läheb. Ehk siis praegu ongi see, ma joon ikkagi kohvi, ma joon 1 tassi päevas, tavaliselt siis hommikusöögil. Ma saan juua oma tassi kohvi kõige hiljem kell 1 päeval, sest siis ei sega mu und. Mul ongi see umbes 10 tundi kehas, võib-olla isegi natuke rohkem. Nii et jah, kui siin keegi joob näiteks kohvi või mingit energiajooki, ma ei tea, seal 4-5 aeg, siis tegelikult isegi võib-olla, kui te ei saa sellest aru, et ta teid mõjutab,
siis ma olen suhteliselt kindel, et see une kvaliteet langeb selle tõttu, et ei pruugi siis saada näiteks sügavat und piisavalt, võib-olla ei jää magama. Ühesõnaga, see mõjutab nii palju ja no täiesti kindlalt see 200 milligrammi kofeiini ühe korraga nagu see ei tule kasuks mitte kuidagimoodi. Aga jah, ma jõin siis muidu väga pikalt neid, ma arvan, et ma olingi mingi, millal need esimesed nokod Eestisse tulid. Ma arvan, et ma olin mingi 18 äkki, midagi sinna. Ja siis ma niimoodi vaikselt hakkasin neid jooma ja siis jah, lõpuks oligi see, et ma jõin juba mingi 2 purki päevas. Kogu aeg mingi värin on sees, ärevus on sees. Ma ei tea, see on normaalne. Et igatahes jah, siis ma mingi hetk, või noh, siis tegelikult oligi, kui mul need rütmihäired tekkisid ja ma ühe korra ikka mõtlesin niimoodi, ma olin veel reisil ka ja ma reaalselt mõtlesin, et ma suren ära. Siis oli see, ma mõtlesin, et davai, nüüd ma katin need kõik välja. Ja ühesõnaga jah, ma olen teinud ennem ka neid perioode, kus ma ei joonud päris pikalt. Aga ja siis ma isegi vahepeal ei joonud kohvi enam, jõin ainult decaf kohvi, aga nüüd ma ikkagi kohvi joon. Ja ma tegin veel eriti lollisti seda, nagu minu arust kõige hullem asi, mis sa saad teha. Et ma tegin siis arvutist tööd ja sinna kõrvale ma tegin selle mingi, ma ei tea, Monsteri Noko, mis iganes, aga nagu seal on mingi 200 milligrammi kofeiini ja lihtsalt selle jaoks, et ma istun koha peal, nagu sihukest kofeiinikogust ei ole vaja. Nii et jah, mina olen nad siis praegu välja jätnud ja ma olen päris tubli olnud. Ma tegelikult mõtlesin, et ma tegin vist mingi septembris kuskil, mõtlesin, et davai, et ma ei tee lihtsalt kuu aega, ei joo mitte ühtegi energiajooki ja praegu mul on siis 152 päeva, kui ma ei ole neid joonud. Et kuidagi kuu sai täis ja siis ma ei tea, mul lihtsalt kadus see isu ära, et enam ei ole seda, et kui ma poes käin siis ja sealt letist mööda käin, kus need kõik energiajoogid on, et siis ma nagu kohe mingi tahaks. Et jah, see on ära kadunud ja õnneks ja ei tunne puudust. Ja pluss siis veel, mis tegelikult huvitav oli, ma mõtlesin, et mu trennid lähevad seetõttu halvemaks, kui ma ei joo oma neid mingeid powerit andvaid jooke. Aga tegelikult ma tegin see sügis ka väga palju rekordeid ja ühesõnaga mu trennid on isegi paremaks läinud, ma ütleksin. Ja mis veel, ma ei tee enam lõunauinakuid, ehk siis see tähendabki seda, et mu ööuni on nii palju parem, ma ei ole tegelikult päeval väsinud. Ja siis, kui ma neid energiajooke jõin, ma tegin alati lõunal mingi lõunaunest, ma olin lihtsalt nii väsinud. Nii et jah, sellised muutused siis minul. Mis siin veel oli? Nii, järgmine küsimus. Kuidas tselluliidist lahti saada, kui see on geneetiliselt nähtav? Olen aktiivne inimene ja teen trenni. Ühesõnaga, kõigepealt, nagu tselluliit on normaalne. See on enamus naistel mingil määral vähem või rohkem, aga jah, nagu see on normaalne nähtus. Aga seda saab kindlasti muuta paremaks, vähem nähtavaks. Aga see põhimõtteliselt olenebki siis rasva, sidekoe ja vereringe koosmõjust. Ehk siis kui seal on midagi tuksis, siis jah, seda rohkem ta välja paistab. Üldiselt, mida suurem on su rasvaprotsent, mida vähem jääkaineid kehast välja läheb, seda rohkem ta hakkab paistma. Et ongi, kui sidekude on nõrk ja rasva tekib rohkem, rasvarakud siis nii-öelda hakkavad suruma sealt sidekoe vahelt välja. Et siis ta hakkab välja paistma ja näiteks ongi, mõnikord te näete ka nagu väga sportlikke inimesi, väga peenikesed, aga ikka neil on tselluliit, siis üldjuhul neil ongi lihtsalt see, et nende sidekude on nõrgem ja rasv siis nii-öelda pressib sealt välja piltlikult öeldes. Aga jah, kõike saab muuta, saab kindlasti kõikidel seda paremaks muuta, ongi siis lihtsalt elustiili muutus, toitumine, trenn, et kõik see näiteks ongi siis rohke vee joomine, vesi aitab kehast jääkaineid väljutada, siis samamoodi liikumine, aktiivsus, kõik jõutreening, väga hea. Aga ka lihtsalt, ma ei tea, jalutamine, jooga, pilates, ühesõnaga kõik liikumine, et see aitab meil vereringet parandada ja jällegi siis samamoodi need jääkained siis lähevad kiiremini kehast välja. Mis näiteks veel massaaž, venitamine, kõik, mis aitab lümfisüsteemi aktiveerida. Kas ma tahtsin siin? Ja mis muidugi nagu tänapäeva elustiili juures, miks seda tegelikult nii palju on, sest meie toitumine on lihtsalt nii vale, nagu enamus asjad, mis poelettidel on, need ei ole tervislikud. Ma ei tea, kui sinna pakendi peale on kirjutatud mingi fit või ma ei tea,
vähe rasva, mingi, ma ei tea, vähe kaloreid, pole üldse kaloreid, mis iganes, siis no tegelikult võite arvata, et need ei ole väga tervislikud toidud, sinna on lihtsalt mingeid muid peidetud aineid, liiga palju soola, näiteks ongi sool üks asi, mida on liiga palju nendes töödeldud toitudes ja sool hoiab siis teadupärast vett kinni, ehk siis jah, kõik see kompott kokku, aga jah, kõike on võimalik muuta paremaks. Kas trennist kasu ka, kui teen nii-öelda jupiti, teen näiteks kätele, siis mingi hetk teisi kohti või ikka tarvis järjepidevalt ja ma ei tea edasi, ma ei näe, mis sealt läks, aga ühesõnaga, kas põhimõtteliselt on nagu siis, nagu ma aru saan, teha ilma kavata lambist mingeid harjutusi jõusaalis? Kindlasti mitte või noh, oleneb, mis su eesmärk on. Kui su eesmärk on lihtsalt, ma ei tea, nii-öelda tervise pärast seda teha, olla terve, siis why not, see on parem kui lihtsalt diivanil istuda, aga kui sa reaalselt tahad mingit tulemust, sa tahad lihast kasvatada, siis see kindlasti ei toimi. Sest mina näiteks ka alguses, ma läksin vist esimest korda jõusaali äkki mingi 2012, 2013 ja kuni 2017 ma käisin ja ma tegingi ka mingi täiesti suvalisi harjutusi, ilma kavata, ma ei tea, mingid suvaharjutusi, mida ma kuskilt netist olin näinud ja nagu ilmselgelt mul ei olnud mitte mingit tulemust, ei tulnud sealt, et tulemus tuleb ikkagi siis, kui sul on korralik kava, sa teed samu asju järjepidevalt, sa progresseerud, iga trenn peaks siis minema sul natukene raskemaks, et seega, kui sul on ka kindel kava näiteks, aga sa teed seda, ma ei tea, teed 2 aastat ja samade raskustega, samad kordused, mitte midagi muuda, no siis samamoodi mitte mingit tulemust sealt ei tule. Nii, ausalt, kas näed kõikides klientides potentsiaali? Muidugi ma näen, nagu kui sa juba tuled mu juurde, siis ma tean, et sinus on see olemas, et sa tahad midagi muuta, aga miks näiteks mingid inimesed ei saavuta oma siis eesmärke, on see, et see ei tule piisavalt siis sügavalt nende seest, see tahtmine, et sa tahad ennast muuta. Et ja ma usun, et nagu iga inimene, kes vähegi tahab, siis on võimalik muuta oma elustiili, ühesõnaga kõike on võimalik muuta, aga sa pead seda ise tahtma. Et minu jaoks näiteks ongi ka red flag see, kui tuleb mingi klient, siis ta on mingi, ma olen käinud selle treeneri juures, ma olen teinud seda kava, aga mitte mingit tulemust ei tule. No siis vaevalt, et nüüd viga nendes treenerites on, aga jah, tuleb ilmselt endale otsa vaadata. Et jah, kõik on võimalik, aga ise pead seda tahtma. Nii. Siis, kuidas Korea skincare töötab? Kes on võib-olla mind kauem jälginud, siis ta teab, et ma olen teinud Free Skincare'iga koostööd. Ma arvan, et meil vist saab nüüd juunis 5 aastat juba, nagu mulle väga meeldivad nende tooted, aga ma siin mingi hetk ja hakkasin proovima ka mingeid Korea tooteid, sest et ma ei tea, ma tundsin, tahaks kuidagi mingit vaheldust. Ma ütlen, Free on väga hea, aga ma lihtsalt tahan vahepeal katsetada mingeid uusi tooteid ja tegelikult ma olengi leidnud näiteks mingi näopuhaste, mis mulle meeldib rohkem kui Freel. Siis ja noh, lisaks Freele ei ole siis ka kõiki asju, näiteks retinooli neil ei ole, siis ma olen selle juurde ostnud omale mingeid ampullid, mingid seerumid, ühesõnaga väga meeldib, aga samas ma ei saa aru, et nüüd nahas oleks midagi kuidagi nüüd oleks nagu nii vau või nagu ühesõnaga, et midagi oleks väga teistmoodi, et toimib ilusti, aga jah, ma ei tea. Aga mis on naljakas, ma ei tea, kas keegi äkki kasutab, Medicube'il on siuke öömask, mis sa paned siis naha peale ja siis sa peaksid selle hommikul siis maha kiskuma, tekib nagu siuke kile sul naha peale ja siis sa tõmbad selle hommikul maha. Ja ma ei saa seda kasutada öösel, ma olen seda 3 korda pannud ööseks peale ja nagu ma nokin selle öösel maha ja ma panen selle omale padja kõrvale ja kui ma hommikul ärkan, siis mul on nagu iga kord siuke ilus hunnik sinna padja kõrvale pandud. Ma ei tea, miks ma nii teen, kas keegi kasutab seda ka, kas keegi teeb samamoodi, ma ei tea, see on naljakas, aga jah, ta teeb muidu siukseks, see teeb küll nagu naha väga ilusaks, aga ma ei suuda seda öösel kasutada, sest et ma lihtsalt nokin selle maha. Nii. Ja miks ma siis olen ka Freega nii kaua koostööd teinud, on see, et mulle tõesti nende tooted on väga head ja nad ei topi mingit jama omale sinna toodete sisse, mis on nagu väga suur pluss tänapäeval. Nii, siis, mis on sinu unistuste reisi sihtkoht?
Ma arvan, et praegu on see Jaapan. Ma ei tea, mul tekkis mingid aastad tagasi täiega mingi sihuke tahtmine minna Jaapanisse ja eelmine aasta siis aprillis me oleks peaaegu läinud, seal oli F1 ja siis me mõtlesime, et me lähme seda vaatama. Aga ma ei tea, siis seal ei olnud enam pileteid ja ühesõnaga see on ära jäänud, aga jah, see nagu veits kripeldab mulle, et tahaks Jaapanisse minna. Nii et jah, ma arvan, et Jaapan praegu see seisuga. Kas sul on mingi järgmine reisiplaan juba ka paigas? Jah, mul on neid päris mitu ja nüüd ma lähengi märtsis Taisse ja ma väga vaatan juba, mul on nii väga päikest vaja, sest ma lihtsalt tunnen, kuidas see energiatase nagu talvega lihtsalt nagu läheb ainult allapoole. Aga jah, praegu siis esimene reis on Taisse. Kuidas sa Tomorrowlandile piletid said? No sellega lihtsalt joppas, sest et nende piletitega on alati see, et sul kas joppab või mitte. Et me tegime siis selle First 20 regamise ja seal ongi siis see, et põhimõtteliselt esimesed 20 sellest riigist saavad siis võimaluse osta omale piletid. Ja ühesõnaga jah, sealt kaudu siis saime. Aga jah, sinna on väga raske pileteid saada, sest siis mul üks sõbranna prooviski nüüd. Neil oli mitu mingit, üks oli jaanuaris pre-sale, siis nädala pärast oli veel mingi sale. Ühesõnaga me proovisime seal mitmekesi veel pileteid saada ja nagu me ei saanud isegi sinna shopi sisse ja kõik oli sold out. Nii et jah, kui keegi on Via GoGo'st ostnud kunagi Tomorrowlandile pileteid, siis te võite mulle kirjutada, nagu kas sealt võib osta, kas see on turvaline, kas kõik on hästi läinud. Ühesõnaga, tahaks teada. Nii, teeme siis viimase küsimuse veel. Okei, selle kohta tuli ka mingi 100 küsimust. Kas sa oled suhtes, kas sa oled vallaline, oled sa suhtes, vallaline? Et olen suhtes ja juba 8 aastat. Nii et jah. Aga ma arvan, et tõmbame siis siinkohal selle video kokku, muidu see läheb liiga pikaks. Nii et kui sulle see video meeldis, siis pane palun like ja subscribe ja siis äkki näeme juba järgmises videos.